Mõelge korraks ühele tundele, nostalgia. See on midagi nii sügavalt inimlikku, eks ole? Aga mis siis, kui ma ütleksin, et me saame masinale õpetada, kuidas seda tunda? Ja see pole mingi tulevikumuusika, see juhtub juba praegu. Selles loos uurimegi, kuidas see täpselt käib, kuidas me saame emotsioonid lahti muukida ja tehisintellektile õpetada mäletamist. Enne kui me edasi läheme, kuulage seda. Kujutage endale ette üksildane mehaanik keset Antarktika lõputut vaikust. Töö, mis pole enam ammu lihtsalt töö, vaid pigem rituaal. Kas te tunnete seda? Seda rahu ja samas ka melanhooliat, seda vaikset raskust, mis mälestustega kaasas käib. Ja nüüd, konks, mis siis, kui ma ütlen teile, et selle loo kirjutas tehisintellekt? See küsimus, eks ole, muutab kohe kõike. Kuidas on see üldse võimalik? Kuidas saab üks masin, mis pole kunagi tundnud külma, üksindust või igatsust, luua midagi, mis tundub nii inimlik? Okei, nüüd hakkam siis pihta meie väike uurimistöö. Enam ei loe seda lugu lihtsalt loo endana, ei. Nüüd me võtame, kujundlikult öeldes, skalpelli kätte. Me hakkame seda lahti muukima, et näha, mis seal tegelikult sees on, mis kood selles südames peitub. Nii et jah, vastus on, et selle loo autor on tõepoolest algoritm. Aga see pole mingi maagia, ärge saage valesti aru. See on tegelikult retsept, jah, justkui emotsioonide retsept. Ja täpselt seda me nüüd tegema hakkamegi. Võtame selle retsepti koos osadeks lahti. Ja siit see siis tulebki, kogu meie uurimise tuum. Need ongi need juhised, mis tehisintellektile ette anti. Vaatame nüüd koos lähemalt, kuidas nii lihtsates käskudes saab sündida nii liigutav lugu. Vaadake nüüd seda kontrasti. See on päris huvitav, eks. Ühel pool on see kuiv, täiesti otsekohane juhis. Teisel pool on tulemuseks rikkalik detailne lugu. Kuidas siis masiin suudab nii lihtsalt sisendist luua nii palju sügavust? Vastus peitub tegelikult nende juhiste peidetud kihtides. Ja siin need ongi. Retsepti 3 peamist koostisosa. Mõelge neist mitte lihtsalt kui juhistest, vaid pigem nagu emotsioonide ehituskividest. Just need 3 asja kokku loovadki selle nostalgia tunde. Aga lähme nüüd kõige olulisema juurde neist. Ja siin on see võti. Vaiksed rituaalid. See on see kõige tähtsam osa. Mõelge korraks tagasi sellele Leo loole. Ta ei paranda neid paneele sellepärast, et midagi korda teha, eks ole. Ta teeb seda lihtsalt harjumusest, mälestusest. Tegevus ise ongi see lugu. See ongi see mehhanism, mis loob kogu selle nostalgise meeleolu. Okei, meil on nüüd see retsept olemas, aga kas see ka päriselt töötab? On aeg seda testida. Proovime järele, kas see valem peab paika ka siis, kui me muudame, kõike muud. Paneme selle teooria nüüd proovile. Ja see viib meid nüüd täiesti uude kohta. Me võtame täpselt sama valemit, see nostalgiline toon, need vaiksed rituaalid ja sisemised mõtisklused ja rakendame seda nüüd täiesti uues ja ootamatus kontekstis. Nii, siin see on. Lahti kirjutatuna. 3 väga lihtsat sammu. Esimene, loo üksildane tegelane. Teine, anna talle mingi vaikne korduv ülesanne. Ja 3, seo see kõik kuidagi kadunud minevikuga. See ongi see plaan. See ongi see emotsioonide, blueprint. Ja see tsitaat teiselt loos näitab selle valemi jõudu nii hästi. Mõelge, tegemist on tehisintellektiga, kes kuubel orhideedest hoolitseb ja see masiin simuleerib vihmasadu, et tunda end rahuldununa. See on nüüd täpselt sama vaikne rituaal nagu Leo, kes parandas oma päikesepaneele. Täiesti erinevad maailmad, aga täpselt sama tunne. See tähendab, et valem töötab. Okei, me oleme selle valemi nüüd lahti harutanud, me oleme seda jällegi testinud. Nüüd on teie kord. Nüüd liigume analüüsimiselt edasi millegi loovama juurde. Just nii, nüüd on see hetk, kus te saate ise proovida mõelda nagu see sama algoritm. Kujutage ette, et teil on käes täpselt samad ehituskivid. Mida te nendega looksite? Siin on see ülesanne. Viimane raamatukogu hoidja Marsil. Lihtsalt mõelge sellele pildile korraks. Üksinda. Marsil. See stsenaarium on lausa loodud üksinduse, mälestuste ja just nimelt nende vaiksete rituaalide jaoks. Rakendame siis seda valemit. Mis võiksid olla tema vaiksed rituaalid? Mida ta teeb seal iga päev üksi? Kas ta puhastab tolust raamatuid, mida keegi kunagi enam ei loe, või ehk sorteerib vanu andmefaile? Mis on tema isiklik meditatsioon seal punasel planeedil? Ja nüüd see viimane, kõige olulisem samm, minevik. Millest ta mõtleb seal vaikuses? Kas ta mäletab näiteks maaraamatukogude lõhna või lugejate hääli? Mis on see kauge kaja?
see kadunud maailm, mis annab kõigele, mida ta teeb, tähenduse. Okei, lõpetuseks astume korraks sammu tagasi ja vaatame suurt pilti. Sest teate, see harjutus ei ole tegelikult ainult tehisintellektist. See on millestki palju-palju sügavamast. Ja siin ongi võib-olla kõige olulisem mõte. See protsess ei näita meile ainult seda, kui kaugele masinõppe on arenenud, see paljastab midagi väga sügavat ka meie endi loovuse ja emotsioonide kohta. Sisuliselt me oleme ju võtnud niivõrd abstraktse tunne nagu nostalgia ja muutnud selle valemiks. Ja see kõik viib meid ühe viimase, aga väga olulise küsimuseni, millele ma jätan teid endid mõtlema. Kui me suudame õpetada tehisintellektile nostalgiat mineviku vastu, mida tal tegelikult kunagi olnudki pole, mida see siis meile meie enda mälestuste kohta õpetab? Suur aitäh, et kaasa mõtlesite!